Ilusat päeva, armas valgusolend. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja sina vaatad Valguse kanalit. Nii et tere tulemast. Tänase video pealkiri on maailma peegeldused. Nii nagu eelmises videos ma lubasin, räägime täna peegeldustest. Ja peegeldused on põhimõtteliselt lühidalt öeldes sinu sisemaailma nähtavaks tulemine sulle arusaadaval viisil. Seda maailma peegeldust me näeme eriti praegu maailma poliitiliste sündmuste kaudu. Nii nagu väga paljud on segaduses president Trumpist, kes ta siis tegelikult selline tüüp on ja mis ülesanne tal siin maailmas on, siis võib seda vaadata nii, et tema roll, mida ta on võtnud nii-öelda tema hinge nõusolekul, on tegelikult päris raske. Tema ülesanne ei ole mitte juhtida, vaid äratada. Ja tema ülesanne ongi toimida maailma peeglina. Et kui me vaatame peeglisse, siis see näitab neid asju, mida me ise talle näitame. Kui me naeratame, siis peegel naeratab vastu, aga ta ei naerata siis sulle vastu, kui sina ise ei naerata. Ehk siis peegel näitab neid asju, mis on meie sees ja mis väljendavad meid. Ja paraku peegel näitab ka meile asju, mis meile ei meeldi. Et kui sa oled näiteks selline inimene, kellele ei meeldi mingid asjad oma välimuse suhtes, siis peegel näitab sulle neid ilma valetamata, ilma väänamata, ilma keerutamata. Sest peegel ei valeta. Ja tänu sellele enamikule peegel ei meeldi. Ja kui inimkond jääb sellesse seisundisse ja staadiumisse, kus me praegu oleme, siis tõenäoliselt hoolitseb universum selliste eest, kes ei jäta kedagi ükskõikseks. Ja tulevad sellised juhid nagu näiteks Trump ja mõned veel, ma ei hakka nimesid praegu nimetama, kus keegi ei ole nende suhtes neutraalne. Neid kas kummardatakse või vihatakse. Ja minu meelest president Trumpi ülesanne on just nimelt äratada, toimida peeglina ja näita maailmale asju, mis on alati olnud, aga tema ja mida me pole seni näinud. Aga praegu muudetakse need lihtsalt nähtavaks. Ja see tekitab enamikus inimeste šokki, sest enamik ei ole valmis neid asju nägema. Aga tema näitab selliseid asju, et näe, sellised asjad ei ole ju õiged. Ja ma tahan, et te näeksite seda, sest siin on vaja midagi ette võtta ja inimkond peab ise midagi ette võtma. Et selles mõttes see, mida ta teeb, ta varistab, ehk siis, kuidas seda eesti keeles öelda, ma isegi ei tea, ehk siis ta teeb seda, et vana maailm variseks kokku ja tema on see katalüsaator, kes provotseerib justkui seda muutust ja inimkonna jaoks väga vajalikku muutust ja tema ülesanne on äratada. Seega nüüd, kui meid provotseeritakse vaatama, siis oluline on, et me ei jääks ainult vaatlejaks. Tähendab, et me jääks lihtsalt vaatlejaks ja ei reageeriks, et me ei hakkaks reageerima, et me ei valiks pooli. Ja loomulikult info jagamine on vajalik, aga mitte emotsionaalselt sellega kaasa minemine. See on hästi oluline, et me ei teeks seda. On oluline mõista, mis maailmas toimub. Ja ehk siis, aga oluline on mitte sellele teatrile anda oma energiat. Et kõik, mis maailmas toimub, võib tekitada teatud emotsioone.
aga oluline on mitte selle emotsiooniga kaasa minna, nagu ma ütlesin. Sest näiteks Trumpi ülesanne on polariseerida. Selle eesmärk ongi just inimesi nii-öelda ärgitada, äratada, aga mitte konksu otsa tõmmata ega ka lõksu meelitada. Selle ülesanne on toimida peeglina, toimida katalüsaatorina. Sest katalüsaatorit kasutatakse näiteks keemias reaktsiooni kiirendiks. Katalüsaator paneb ained teatud viisil reageerima. Aga oluline on see, et jääda tormi ajal rahulikuks. Sest need, kes jäävad tormi ajal rahulikuks, suudavad tormi üle elada. Ja jääda, sellepärast ongi jäämine omaenda keskpunkti ülimalt oluline. Ka siis, kui sa peeglist näed midagi, mis sulle ei meeldi. Väga paljud inimesed tunnevad, et midagi on toimumas. Ja see on üks neid asju, mida tasub võtta tõsiselt seda tunnet, kui sul on see tunne, et midagi on muutumas, sest midagi on tõepoolest muutumas ja tulemus on ülimalt positiivne. Nii et ilusat päeva sulle ja kohtumiseni Valguse kanalil.